väikse ülevaate, mis need tuulikud energeetilises plaanis on. Et energiavaldkonnaga ma olen tegelenud viimased 14 aastat, 15 ajast, ehk et mõnevõrra natukene kokku puutunud asjaga. Oma esitluse ma olen teinud andmeanalüüsi baasil, võtsin andmed Elering Live'ist tunni andmed ja vaatasin, kui palju siis reaalselt meie tuulepargid hetkel toodavad. Et mis on nende tootlikkus? Hetkel Eestis on enamus tuulikuid on 1,5 kuni 3 megavatised ja nende üldsummaarne tootlikkus eelmise aasta baasil oli 22,% ehk et üldine tootlikkus tuulikutel, mis on hetkel isoleeritud, võib julgelt öelda, et 20–28%, sellepärast et aastad on erinevad, tuuleolud aastate lõikes on erinevad ja natukene see tootlikkus kõigub. Aga olemasolevad tuulikud jäävad alla 30% kindlasti. Eelmise aasta andmetel siis on Eestis töötavaid tuulikuid 590 megavatti kokku, üle 200 tuuliku. Täpselt arvu ei oska öelda, sellepärast, et ei olnud täpselt arvu välja toodud selle megavatti juures. Aga mis on kõnekas, on see, et üle 500 megavatt-tunni toodangust aasta jooksul on ainult 110 tundi, et siis 1,25% aastas. Üle 50% toodangut on umbes 16% ja kõik ülejäänud aasta tunnid on alla 50% võimsus. Ehk et meil on 590 megavatti tuulikuid, aga nende toodangu võimsus on alla 50%. Ehk et isegi kui see tuulikute maht kordada 4-ga, siis üle poole aasta jääb energiat puudu. Kui me paneme siia juurde päiksepaneelid, kordame need ka 4-ga, siis jääb ikka 4971 tundi puudu energiat. Ehk et need ei ole need tunnid, kus on natukene puudu, vaid seal on üle poole tunde, kus on väga palju puudu. Ehk et sisuliselt see tuuleenergeetika tähendab seda, et meil peab olema sama palju juhitavat energiat kõrval, kui on seda tuuliku energiat. Sama asi on siis ka päiksepaneelidega suurel skaalal. Mida üldsegi tähendab tuulikute ehitus? Tuulikud taevast ei kuku. Alati on vaja tuulikute jaoks teha juurdepääsuteed. Juurdepääsuteed tehakse meie enda materjalidest. Ehk et sinna, kuhu tuleb suur tuulepargi arendus, võib tekkida situatsioon, et tuulepargi arendajad hakkavad konkureerima vallaga kohalikele ressurssidele. Näiteks kruus on valla kruusateede jaoks vajalik. Ja see võib ka ressursi hinna lihtsalt üles viia. See on üks aspekt, mida peaks nagu mõtlema, kui üldsegi mingit suurt tuulearendust nagu teha. Minu sügav veendumus juba aastate tagant on, et rohepööre on nagu usu küsimus ja pigem on rohepöörasus, mitte rohepööre. Sellepärast, et seda tehakse minu arvates täiesti valesti. Et nii et rohepööre on võimalik, aga mitte nii ekstreemsete meetoditega. Tuulikute jaoks on ka vundamendid vajalikud, et kui maapind on hea kattevõimega, siis on võimalik teha monoliitvundamente. Kui kandevõime on halb, soised pinnad, siis üldiselt puuritakse sügavad vaiad. Et kõik see vibratsioon, mis tuulikus tekib, läheb maapinnad edasi. Et see on veel üks aspekt keskkonna poole pealt, mille peale võiks mõelda. Ja kui te arvate, et tuulik ei kõigu, siis kõigub teatud oludes ja metsikult kõigub. Et kes on käinud mingi vaatetorni otsas tuulega, siis mina väikse poisina ei julgenud isegi mitte vaatetorni otsa minna suure tuulega. Et kõigus nii hullusti ja ma olen näinud videot, kus filmiti tuulikut seest asti
peale siis meie enda kohalike ressursside tegelikult nii-öelda puhta energia genereerimise faasi jaoks me jätame väga palju saastet hoopis teistesse riikidesse, et kus siis toodetakse nende tuulikute osad ja nende osade tootmise pealt reaalselt Eesti riik ju tulu ei saa. See raha läheb kõik kuhugile kaugusse maailma. Enamalt vist Hiinasse, teatud osadega, aga ka mujale. Ehk et ehitusfaasi poole pealt nii-öelda maksutulu, mis Eesti saab, on olematu. Ehk et lubame siia omale uhked ehitised, aga reaalselt kasu nendest ei ole, sellepärast et energiat jääb ikka puudu ja lihtsalt tuleb teistsugune saaste. Et ei tule enam konkreetne väävli või siis lämmastikusaaste, mida ma natukene hiljem räägin, kuidas seda tegelikult on vähendatud hästi palju põlevkivienergeetikas, vaid tulevad vibratsiooni ja mürasaasted. Okei, tuulikud saime püsti. Mis me teeme? Meil on vaja energia kuhugi kanda, ülekandeliine vaja. Siin on pilt Eesti põhivõrgust, et oranžid jooned on 330 kV liinid, sinised jooned, mis teile paistavad mustana, on 110 kV liinid. Ja kui nüüd kõrvutada seda, et kui kohta tuulepargid tulevad, siis tuulepargid tulevad enam-vähem liinitühja kohta, et pärast Urmas ja Maarja Vananik näitavad oma slaididel ja sealt saab veel parema võrdluspildi. Ehk et on vaja liine juurde ehitada. Kui tuulikud ehitatakse väikses mastaabis, 2-3 tuulikut ühte gruppi, siis liini ehitus ei ole nii suur. Kui tehakse suuremad grupid, näiteks Tootsi tuulepark, seal ehitati suur 330 kV liin ja alajaam, mis võtab tegelikult väga palju maad. Liini kaitsevöönd, see tähendab seda, et kui 110 kV liin ehitatakse, siis on 50 meetri laia koridor, kus ei kasva mitte midagi rohkem kui roolile. Ja kui nüüd võtta 330 kV liini, mis siis tuleb nüüd juba vist kindlaskõneviisis Paide, Lihula, Saaremaa, selle liini koridori laia on 250 meetrit. Kuna liin koosneb 2 masterjääst, otsene rohutasand on 160 meetrit, aga seal on siis veel lisakaitsevööndid, niimoodi, et terve liini koridori reaalselt 290 meetrit lai ja 80 kilomeetrit pisut pikalt. Ehk et see on veel üks asi, mille peale mõelda. Lisaks, mis nii-öelda reostusel tuleb, on siis suurtest elektriliinidest tekkiv elektromagnetväli. Täna hommikul sain teada naise käest, et tema kinnistu jääb 500 meetri raadiusesse planeeritavast uuest liinist, ehk et peab just müüma hakkama. Sellest seal elada reaalselt ei ole tervislik enam. Ehk et kui te saate silmad peale liiniehitusplaneeringutele, üritage see majades kaugema saada 500 meetrit. Ei ole kõige tervislikum elada. Maja on võimalik teha nii-öelda magnetväli kindlaks, aga õuestada ei tohi. Et seal saate korralikult magnet välja. Palju siis reaalselt tuulepargid maksavad? Harri Raudvere ütlustele tuginedes siis 1,2–1,5 miljonit eurot megavati kohta, mis reaalselt on suhteliselt edu arvatavasti. Härra Google pakkus kuskil $2 miljonit, et umbes selline sama suurusjärg, eks ta sõltub, kuhu kohta täpselt ehitatakse. Ehk et kui vaadata, kui palju siis reaalselt elektrit peab maksma, et ainuüksi tuuliku ehitus 10 aastaga tasada, siis on see 3,42 senti kilovati kohta, aga nüüd mõelda selle peale, et see on ainult selleks, et see tuuliku ehitus tasada. Seal sees ei ole võrgutasusid, seal sees ei ole hooldustasusid,
tuuliku pärast mahavõtmistasusid, kasumeid. Norra portaalist otsisin ka natukene infot ja seal pakuti, et tuuliku elutsükli hind on sama palju kui tuulepargi püstitushind, aga see oli siis meretuulepargi kohta. Ja kui see võtta nagu meie maismaa tuulepargi peale nii-öelda, siis kui me ei arvesta tuuliku omanike kasumeid, siis alla 6,8 sendi kilovati eest ära elektri hind. Pigem 6,8 korda 2 hakkab olema tulevikus elektri hind. Sellepärast, et nagu alguses oli juttu, see tuulik ei anna elektrit kogu aeg. Tuulik annab väga lühikese aja aastas reaalselt. Kasvõrd pikem aja on päiksepaneel, aga siiski lühikese aja. Ehk et jutt odavast energiast reaalselt on jama. Ja meretuuleparkidega on need kulud oluliselt suuremad, ehk et selle Norra portaali baasil meretuulepargi oma niimoodi tasuvushind on minimaalselt 11,4 senti kilovatt. Siin rääkisin paar päeva tagasi Rain Epleriga ja tema tõi välja, et USAs on hüljatud projekte, kus riigi toetus oli 17 senti kilovatist meretuuleparkide kohta ja arendajad ütles, et mõtet. Ei ole mõtet tegema mõtet. Ehk et see 11,4 senti ja võtta seda puhta kullana, see on mingisugune indikatsioon lihtsalt, et sinna lisandub veel tohutud kulusid. Nii tuulepargi omaniku kasumi kui ka võrgukulud ja lisavõimsuste kulud. Ja Norra portaalist lõppkokkuvõttes tõdesti, et ilma riigi abita ei ole mõttekas ehitada tuuleparki. Probleem ongi selles, et siis, kui suur kogus tuuleparke energiat toodavad, energia hind on madal, sellepärast, et energiat toodetakse liiga palju ja seda on vaja lihtsalt kompenseerida riigi poolt. Samade tulusid. Et lõpus ka rida, et need hinnad on selline väga toore kalkulatsioon ja neid ei saa kuskil puhta kulla. Ma tegin selle kalkulatsiooni endale kättesaadavate andmete põhjal. Kahjuks ma ei ole saanud ühegi arendaja käest seda infot, mis on nende jaoks see minimaalne energia hind, millega nad lastakse müüma. Harri Raudorel ma selle küsimuse esitasin, vastust ette veel ei. Vaatame, kas tuleb. Kui tuulikud ei tooda energiat kogu aeg, siis reaalselt, mida meile välja pakutud, on salvestamine. Ja kõige perspektiivikamaks arvatakse aku salvestust. Tõin välja siia Liiferco 4 aku elu ja parameetri, mis on siis 6000 garanteeritud tsüklit, ehk et 6000 täis ja tühjas laadmistsükliga peaks olema 80% aku pangast veel mahutust alles. Kui kiiresti see akupank peale seda vananeb, keegi ei tea. Miks ma Liiferco 4 võtsin, sellepärast, et ta on kõige ohutum reaalselt. Et ma arvan, et praktiliselt kõik on näinud, mismoodi liitium-ioon akud põlevad. Ja neid ei saa kustutada. Kustuvad ise ära, kui on kõik põlevmaterjal ära põlenud. Aga Liiferco 4 on seda probleemi lihtsalt ei ole. See ei ole reklaam. Aga palju see akupank maksab? Võtsin Kiisa akupanga hinna, arvutasin ära, Kiisale ehitatakse 200 megavatti võimsusega, 400 megavatti mahutavusega akupank, mis maksab 200 miljonit eurot, nende 1 kilovatti hind 500 eurot. Kui me võtame siis 6000 täis tühjas laadmistsüklit, on ainult siis selle Kiisa akupanga enda kulu 8,33 senti kilovatist. Ehk et kui seda akupanka kasutada energiavõrgu stabiliseerimiseks, iga kilovatt
läheb otse loomulikult võrgutasudesse. Mitte puhtal kujul, aga mingit moodi see hinna kindlasti jõuab. Sellepärast, et kahjumiga ei taha mitte keegi konkureerida. See alumine ots, 255 eurot kilovatt-tund, see on mul võetud ühe päikesepargi juurde mineva akusüsteemi maksumusest. Sinna tehakse 4,5 megavatine akupank ja seal tuli umbes hinnaks 255 eurot kilovatt-tund ja nende oma hind on ainult 4,25 senti kilovatt. Ehk et turul opereerimiseks suhteliselt suur oma kulud tegelikult. Lisaks peab arvestama sellega, et täislaadimine, akupanga täislaadimine maksab ka midagi. Iga kilovatt, mis sinna akupanka voolub, maksab ka veel midagi. Ehk et see tuleks siia nendele hindadele veel juurde panna, arvestades tuleb selline 2 senti kilovattis juurde, ehk et 6-10 senti kilovatt on akupanga stabiliseerimise maksumus oma paigaldas hinnas. Pluss või kasumid, muud asjad ei ole. Ehk et suures plaanis jällegi mõttetu tehnoloogia. Väikses plaanis te panete oma enda majale päiksepaneeli, akupanga, siis te ju lõikate võrgutasu maha, kui te oma akupanka kasutate. 5 senti kilovatist on juba kõik tegelikult. Et väikses plaanis on ta oluliselt tasuvam kui suures plaanis. Üldiselt on. Hüdrasolvestus, Rein Oidra, selline emeriit dotsent, on ütelnud oma ettekannetes, et jah, Eestis on täitsa võimalik akusalvestus, ehk siis pumbatakse vett kuhugile, kasutatakse seda hüdroelektrijaama käitmiseks. Aga seal on üks väike nüanss. Selle akupaagi makus peaks olema Hiiumaa pindala, 4 meetri sügavune, tõmbame Hiiumaale müüri ümber 4 meetri kõrgusel ja tõstame selle anuma 3-40 meetri kõrgusele, siis me pea hiiglasi kuhugi ära viima Hiiumaal. Ja ongi meil akusalvestus olemas. Nagu te isegi aru saate, siis see on võimatu. Meie oludes, meie riigi suurust arvestades ja kõiki geoloogilisi ja muid asju arvestades akusalvestus põhimõtteliselt unustage ära. Seda ei teki. Piirkonna ainukene akusalvesti asub tegelikult Leedus. Ja seal on maapealne akusalvesti. On 2 reservaari, ülemine alumine ja seal on võimalik seda asja teha. Eestis kahjuks neid võimetusi meil ei ole. Mis siis alternatiiv oleks? Natukene toetun siin Rein Oidravi töödele, kuna tema on hästi palju uurinud just seda põlevkivienergeetikat, mis on siis meie enda maavara. Ma lihtsalt toon teile natukene infot, millest võib-olla väga ei taheta rääkida. Et kui aastal 1999 oli Eesti põlevkivi erikulu 1 megavatti energia kohta 1,3 tonni, siis aastaks 2007 oli see 1,125 tonni ja millest see tuli? Katlade ümberehitus. Renoveeriti vanu põlevkivikatleid ja see vähendas oluliselt põlevkivi raiskamist. Peale 2007. aastat hakkas kõik see asi erikulu üles minema ja 2007 oli enam-vähem siis hakati ka päikseparke ja kuuleparke tegema. Ehk et baasvõimsuseks põlevkivienergeetika super. Aga kui me hakkame reguleerima võrgu tasakaal põlevkivienergeetikaga, siis läheb kõik üldse. Ja reaalselt mitte ei hoida loodust tuulikutega, vaid reostatakse loodust. Sellepärast, et tuulikute ja päikeseenergia suurel skaalal on energiavõrgu poole peal transferenergia. Teda ei saa pidevalt, ta on täpselt prognoosimatu. Hetkel ma olen vaadanud, kuidas prognoositakse Eleringi poolt. Õnneks prognoositakse toonatud väiksemaks, kui reaalselt on. Aga see ei ole lahendus.
Natuke põlevkivi kateltüüpidest, et see aru saaksite võib-olla, et mis tehnoloogia oli ja kuhu siis suunduti. Et vanad plokid oli siis tonnpõletusplokid enamjagu, ehk et põlevkivi tehti hästi peenis ekstraktsiooniks, kööti katel üles gaasiga ja siis põlevkivi leegis, otse leegis. Probleem sellel on see, et kasutegur on väike ja lämmastiku ja väävliühendite rohkus heitgaasides. See oli see põhjus, miks 2000. aastatel hakati ümber vahetama neid katleid. Mindi keevkihttehnoloogia peale, kus siis ei pea fraktsiooni peenikene olema ja lisaks on võimalik lübekivi lisada kütuse hulka, mis siis hakkas siduma lämmastiku ja väävliühendit, väävlivesinikku vist täpsemalt. Hakkas ja vääveoksiide hakkas siduma ja heitmed kukkusid märgatavalt. Lisaks lisati ka tuhaeraldusfiltrid, ehk et see põlevkivitehnoloogia, mis oli Vene aeg, ja see, mis oli aastal 2000, 5, 6, 7, 8, see on 2 täiesti erinevat. Lisaks kasutati siis ära puhtegaase, mida siis tekkis põlevkiviõli tootmisel. Ja samamoodi bioloogiliste küttematerjalide kasutamise võimekus tekkis keevkihttidel. Mina jällegi ei poolda sellises katlas puidumasse põlevkivist näiteks. Suhteliselt mõttetu, sellepärast et puidust saab midagi paremat teha. Üks väike kõrvalepõige, et meie pellet tegelikult põleb Taani ja Inglismaa katlates väga hästi. Pidi olema meeletult keskkonda säästev. Kahtlen. Ja Rein Oidran pakkus siis välja, et tegelikult kui oleks selle põlevkivikatlate renoveerimistega edasi mindud, siis oleks saavutatud isegi 1,05 tonni põlevkivi 1 megavatt-tunni elektrienergia kohta, mitte 1,4 tonni, mis praegu on, pidevalt nende katlate võimsustega mängides. Eile oli desünkroniseerimine, tuleb põlema. Aga miks? Kas siin on mängus see, et Eesti põlevkivikatlad töötavad väga hästi? Vale vastus. Lätis oli väga palju elektrit, sellepärast et meil on soojad ilmad olnud. Läti hüdroelektrijaam tootis energiat 500 megavatti jagu ja Leedus oli tuult. Sealt oli ka 500 megavatti elektrienergiat. Lätis ja Eestis ei jää tuul puudus. Täna meil vaadata. Aga loodus tuli meil appi, et tulla ligustabki ära. Väga hästi käes. Aga mind pani imestama see, et Eesti põlevkivikatlad eriti ei tootnud. Eesti termokatlade siis energia tootmine oli kuskil 400 megavatti juures ja Eesti eilse seisuga oli praktiliselt stabiilselt 300 megavatti võimsusega miinuses. Importisime seda puhtalt Lätist. Lätest välis. Nii et pole see Läti nii hull midagi. Aga mis siis juhtub, kui reaalselt on elektrit palju või on elektrit vähe elektrivõrgus? Sellest on juttu olnud, et elektrivõrgus peab kõik see tarbitud ja toodetud energia tasakaalus olema. Et kuna meil on nii-öelda börsisüsteem, siis hetkel on nagu näha, et kui elektrit on liiga palju turul, ehk et siis päiksepargid toodavad, tuulepargid toodavad, mis siis reaalselt elektrienergia hind kukub alla. Selles on oma osa ka veel hüdroelektrijaamadel, kuskil kaugel Skandinaavias. Hommikul huvi pärast vaatasin Nord Pooli hindu ja eelmise aasta aprillis olid hinnad tõesti miinuses. Palju õnne päikesepargi omanikele, just väikestele, kes ei saa nii palju toetusi, nemad maksid peale elektrienergia müügi eest. Aga kui elektrienergiat nii palju, siis järelikult
tuleb kuskil midagi reguleerima hakata. Hetkel kahjuks on see reguleerimisvõimekus, kas siis on gaasijaamad või on siis põlevkivijaamad ja hetkel kõigutatakse juhitavate elektri tootmisvõimekuste väljendvõimsuseid, mis tegelikult ei ole minu arvates ükski mõistlik. Juhitavad asjad või noh, et baaskoormus peaks tulema fossiilist, hetkel kahjuks meil midagi muud võtta. Ja hüdroenergia ja tuulikud ja päike peaks olema tippude katmiseks. Hetkel tehakse täpselt vastupidi. Kompenseerimisvõimalust, mida riik veel on välja pakkunud, on gaasijaamad. Kui palju meil puurtorn on, gaasipuurtorne? Üks igavene tulukene vist on kuskil saare peal. Aga sealt vist ei saa seda gaasipliitigi korralikult tööle. Ehk et elektritootmist selle peale ei tee. Et gaas on ju tegelikult meil Läti ja Euroopa ja USA arvus. Et Lätis on siis suur gaasimahuti, isegi gaasimahutit Eestis ei ole. Terminal on läbi suure häda, ma ei tea, kas meil töötab või töötab. Igal jaama sellega oli enne. Et miks kasutada välismaa ressursse omaenda elektrijulgeoleku tagamisel, kui me saaksime kasutada omaenda põlevkivi ja kahjuks tuumaenergeetikast meil pääsu ei ole. Tuumaenergeetika on kõiki muid tootmisvõimsusid võttes kõige puhtam selles suhtes, et jäätmed on kõige vähem ohtlikud jäätmed on, aga pigem see tuumajaam, mida võiks meile teha, peaks olema selline, mis suudab ümber töödelda hoopis teiste riikide tuumajäätmed. Sest hetkel maailmas võtavad tuumajaamad vajavad väga kõrge rikastusprotsendiga uraani ja enamalt neid tuumajaamasid toodavad plutooniumit. Meil plutooniumit reaalselt riigina vaja ei lähe. Meil ei ole vaja selliseid tuumajaamad nagu mujal maailmas natuke teistsugused. Ja viimane väikene selline nüanss, et riik siis pakkus 2,2 miljardit meie odava elektri eest tuulikute omanikele. Et kus riik raha tahab? Seinast. Me kõik maksame selle eest. Selle odava elektri eest. Ja kõige parem nüanss selle odava elektri juures on see, et mitte ükski suur korporatsioon, kus on reaalne energiatarve, ei taha meie energiat. Nende jaoks on liiga kallis, liiga ebaühtlase hinnaga. Ja mined Soome. Soomes on stabiilne energia. Tänu juhitavatele energiatootmisvõimsustele ja kõik suur selline tootmine jookseb tegelikult Eestist, Lätist, Leedust mööda. Ja Estonian Cell, selline kõige suurem elektritarbija Eestis, tööstuslik elektritarbija, ka nemad sügavalt mõtlevad hetkel, kas panna ennast kinni või mitte panna kinni. Ja selle kohta oli artikkel paar päeva tagasi Estonian Celli emafirma ühe esindajaga. Ja neil on päris suur dilemma. Ja kui Estonian Cell kinni pannakse, siis reaalselt see tehas viiakse Eestist ära. Tegetakse lahti ja läinud on neid. Seisma teda siia keegi ei. Tehnoloogia on hea ja pannakse üles seal, kus on energia hindu raha. Nemad tulid meil Eestisse juurde 25 aastat tagasi, siis kui meil oli põlevkivi elekter ja stabiilne hind. Jah, et Estonian Celli esimene juht on olnud ka minu otsene ülemus, et tean seda meest isiklikult ja päris korraliku ettevõtmise nad tegelikult Eestis üles pannud, aga ka neil on raskusi sellepärast, et energiahinnad on need, mis kõik seda jama neile kokku keerab. Hetkel minu poolt kõik. Kui on küsimusi, palun küsige.